kõik on juba ilusti leidnud kohad. Kes võib-olla nagu natukene nagu tagapoole on ennast sättinud, te võite tulla ka lähemale, keegi ei hammusta. Et ei ole sundust, aga lihtsalt on mõnusam jagada ja kuidagi lähedasem, et kes iganes nagu väga kaugustes on, et võib tulla lähemale. Ja võime siis edasi minna. Kuulete? Jaa? Okei. No tänu Jumalale. Me võtame natuke aega siin ka küsimuste jaoks, aga enne ma võib-olla juhatan sisse paari mõttega. Is there anyone here who only speaks English? English speakers? Anybody? No. Kõik on eestlased, jah? Okay. So, võib-olla ma lasen sul tõlkida lihtsalt need asjad, mis ma tunnen nagu tuleb kergemini mu inglise keeles. So, I wanted to just cover a few more things about the leading of the Holy Spirit because I just touched on them before. Et tahaks veel mõned asjad üle käia seoses pühavaimu juhtimisega, et me natuke puudutasime neid teemasid. I wanted to emphasize that the primary way that God leads us ma tahaks rõhutada, et üks peamisi viisi, kuidas pühavaim juhatab meid, is by the inward witness. On läbi sisemise tunnistuse. Not dreams, not visions. Mitte unenägude ega visioonide, nägemuste läbi. Not personal prophecies. Mitte isegi läbi isikliku profeteeringu. And not by audible voices. Ja mitte läbi väliste häälte. However, God does use those things. Aga Jumal kasutab neid asju. And from time to time we may experience that. Ja siis aeg-ajalt me kogeme selliseid asju. But I want to encourage you that if you never have any supernatural leadings. Aga ma julgustan sind, et kui sul kunagi ei ole olnud üleloomulikke juhtimisi või juhtimist. That doesn't mean you're not spiritual. See tähendab seda, et sa ei ole vaimne. And it doesn't mean that you are not hearing from the Lord. See ei tähenda, et sa ei kuule Issandalt. Because he is leading you. Sellepärast, et ta juhatab sind. By the inward witness. Läbi sinu sisemise tunnistuse. And your conscience sinu südametunnistus is continually in communication with the Father, with the Holy Spirit. On jätkuvalt suhtes püha vaimuga või isaga. So what about personal prophecies and supernatural occurrences? Aga kuidas on lugu siis profeteeringutega, üleloomulike igasuguste asjadega, mis juhtuvad? The scripture says to test the spirits. Ja Piibel ütleb, et me testiksime või katsuksime läbi vaimud. To know if they're from the Lord. Ja teada saada, et kas need on Jumalast. Because not everything is from the Lord. Sest mitte kõik ei ole Jumalast. There are many false prophets, the Bible says. On palju valeprohveteid. There are many of those who have not learned to distinguish the voice of God. Ja paljud, kes ei ole õppinud eraldama Jumala häält. So they have mingled their own thoughts. Ja nad on seganud enda mõtted. With maybe God's thoughts. Koos siis pannud kokku Jumala mõtetega. And truthfully, we can all do that at times. Ja tegelikult, kui aus olles, me võime kõik sama asja teha aeg-ajalt. We can add to something that God said to us. Me võime lisada midagi sellele, mis Jumal ütles meile. We can make assumptions. Me võime lihtsalt oletusi teha. You know, God does confirm through prophetic words. Jumal kinnitab läbi prohvetliku sõnu. Those words come to confirm something you already have in your heart. Ja need sõnumid tulevad läbi kinnitada seda, mis on juba sinu südames. What a blessing that you can't go wrong with the inner witness. Ja missugune õnnistus on see, et sa ei saa mööda panna seoses sisemise tunnistusega. But you can if you put too much emphasis or you depend on other people's prophetic words. Aga sa võid mööda panna, kui sa toetud liiga palju teiste inimeste prohvetlike sõnumitele. Or if you go looking for those experiences. Või kui sa lähed otsima neid kogemusi. I found that God doesn't really use those all that often. Ja ma olen leidnud, et Jumal ei kasuta neid asju väga tihti. He does from time to time.
aga ta teeb seda aeg-ajalt. and at key points in our life. Ja võtmehetkedel meie eludes. When we need something very definite to hang on to. Et kui meil on vaja midagi hästi kindlat, millest kinni hoida. Maybe we're going to go through some rough waters. Et võib-olla meil on mingisugused rasked ajad ees. A time when you're really going to have to be standing on something, holding on. Et see on aeg, kus sa pead tõesti seisma millegil, kinni hoidma. Paul said to Timothy, ja Paulus ütles Timoteusele, to fight a good warfare et sa võitleksid head usuvõitlust. with those prophecies and those things that he had received. Head võitlust nende profeteeringutega, mis sa oled saanud. So they are important. Nii et need asjad on tähtsad. Nothing happens just automatically in our spiritual lives. Ja meie vaimses elus ei juhtu mitte midagi lihtsalt automaatselt. We have to add our faith and our prayers to those Ja things. me peame lisama oma palved, oma ususe nendele asjadele. So if God speaks a word to us through someone, Nii et kui Jumal räägib sõna meile, kellegi teise läbi, and we have a witness, that's from the Lord. ja meil on sisemine tunnistus, et see on Jumalast, That belongs to me. et see kuulub mulle, What do I do then? mis ma siis teen? Just lay it aside and wait? Kas ma lihtsalt panen selle kõrvale, lihtsalt ootan? No, because many people Ei, et paljud inimesed, kes seda teevad, in the process of waiting for something to happen, ja kes on protsessis ja nad ootavad midagi, because many things don't happen overnight. sellepärast, et paljud asjad ei juhtu üleöö. Spiritually speaking, there is a process of development and maturing. Ja vaimses mõttes rääkides on ka selline küpseks saamise ja arenemise aeg. And in that time, Ja siis selle aja jooksul we can start to kind of doubt. me võime hakata kahtlema. We can wonder. Me võime hakata mõtlema, et We can feel like we've missed God somewhere. ja siis on selline tunne, et võib-olla me oleme Jumala asjadest mööda Maybe pannud he's changed his mind about me. ja võib-olla Jumal on üldse nagu teisi mõtteid hakanud minu Has suhtes anybody mõtlema. else felt like that sometimes? Kas on keegi tundnud midagi sellist? Oh my, I don't know how many times I've wondered, I don't know if I'm called. Ja ma ei tea, kui palju mina olen mõelnud, et ma ei tea, kas ma üldse olen kutsutud. I don't know if I'm in the right place. Ma ei tea, kas ma olen õiges kohas. Seems like nothing's happening. Ja et paistab, et nagu mitte miskit ei juhtu. Oh yeah, things are happening. Asjad juhtuvad tegelikult. But which way are they happening? Aga mis suunas nad lähevad? We have to apply ourselves. Me peame ennast rakendama. If we really know, if we receive a word from God, Ja kui me teame, kui me oleme Jumala sõna vastu võtnud, then we want to spend some time and develop those things through the Word of God, reading and meditating the Word. siis peaks me arendama neid asju mõni aeg, et läbi meditatsiooni, Jumala sõna lugemise, Listening to good preaching and teaching of the Word of God. läbi selle, et me kuuleme head jutlustamist, õpetamist, mis on Jumala sõnast. Submitting ourselves to leadership or people coming in relationship with people that we can learn from. Ja et me allutame ennast või oleme suhtes inimestega, kellelt me võime õppida. The Holy Spirit will do that. Ja Püha Vaim teeb seda. He'll give you those divine connections. Ta annab sulle need jumalikud sidemed, Yeah, divine relationships. jumalikud suhted. And they're vital to our growth and development. Ja need on väga tähtsad meie kasvamise ja arenemise suhtes. We can learn both how not to do things Me võime õppida niimoodi, võime õppida, kuidas mitte asju teha and how to do things. ja kuidas asju teha. So I caution you about being quick to judge leaders and pastors and teachers. Nii et ma hoiatan teid, et ei oleks kiired mõistma hukka või kohut mõistma pastorite ja juhtide üle. Pray for your pastors. Palveta oma pastori pärast. It's for your good. See on sinu enda hüvanguks. He's speaking into your life. Ja ta räägib sinu ellu. You want him to hear from God. Sa tahad, et tema kuuleks Jumalat. And you want him to be accurate in his walk with God. Ja sa tahad, et tema oleks ka väga täpne oma kõnnakus koos Jumalaga või käigus. So we want to add our faith to those and we want to learn. Ja me peaksime oma usu nende asjadega kokku liitma ja siis me peaksime õppima. So I just want to encourage you. Ja ma tahan sind julgustada. Just like Joseph, he went through some long periods of preparation. Ja nagu Joosep läks läbi pika ettevalmistusaja. Unpleasant times of preparation. Väga ebamugavad ettevalmistusajad. Not by choice. Ja see ei olnud üldse tema valikute pärast. But he kept his heart right. Aga ta hoidis oma südame õiges kohas. He did whatever he could and he let those gifts operate through him. Ja ta tegi seda, mis tema suutis ja ta lasi nendel andidel toimetada tema läbi.
He learned in prison ja ta õppis vanglas how to rule in the palace, seda, kuidas valitseda palees, how to keep his heart pure and right, kuidas hoida oma süda puhtana ja õiges kohas, how to forgive, kuidas andeks anda, how to not be moved by time kuidas mitte lasta ajal ennast kohalt nihutada and disappointments. ja ka pettumustel. He could have felt like he was going to be in prison forever. Ja ta võib-olla oleks võinud lasta endal tunda, et ta on igavesti vanglasse määratud. And sometimes we feel that way. Ja vahest on meil selline tunne. But we just want to be sure of those things that are in our heart. Aga me tahame, et me võiksime olla kindlad nendes asjades, mis on meie südames. So we have to stir them up, Et me peame neid asju kuidagi elavaks tegema või talk about them, pray about them. rääkima nendest asjadest ja palvetama nende asjade Not with pärast. everybody. Ja mitte kõikide inimestega. Joseph learned that the hard way. Joosep õppis seda ka raskel viisil. Some people don't believe in your dream, Mõned inimesed ei usu sinu unistustesse, but God does, aga Jumal teeb seda, usub. and you do. Ja sina usud. Don't you let go of that dream, Et ära lase sellest unistusest lahti. no matter how impossible it seems. Vaatamata sellele, kui võimatu see tundub. Because God will send you people in your life. Sest Jumal saadab sulle inimesi sinu ellu They'll stand with you. ja nad seisavad koos They'll sinuga. encourage you. Nad julgustavad sind They will not give up on you. ja nad ei anna alla sinu suhtes. And even when you look like you're not going anywhere, Ja kui on selline tunne, et sa võib-olla ei ole kuhugi minemas, ei Those jõua are- kuhugi, those are true friends. siis need on tegelikult tõelised sõbrad. Watch your heart with all diligence, the scripture Et says. Piibel ütleb, et vaata oma või pane tähele oma südant või valva oma südant kõige hoolikusega. For out of it flows the issues of life. Sest sellest voolavad välja elu jõed, elu Now, I allikad. mentioned just prophecies. I'll just mention a couple of other things. Sometimes dreams and visions are a part of our life. Ja ma mainisin profeteeringuid, aga veel mõnda asja mainida, et ilmutused ja unenäod on ka osa meie elust. It says in the scripture that in these last days, old men will dream dreams, young men will see visions. Ja, Piibel ütleb, et vanad mehed näevad unenägusid ja noored nägemusi viimastel päevadel. And upon my maidservants and menservants, Ja siis minu nii-öelda naisteenrite ja meesteenrite peale I will pour out my spirit. ma palan oma vaimu. So God is looking for vessels Jumal otsib astjaid, that he can use. keda ta saab kasutada. And sometimes God's preparations Ja vahest Jumala ettevalmistused and even the way that he uses us ja isegi viis, kuidas ta meid kasutab, may seem a little different from what we've seen in the past. on võib-olla natuke erinev sellest, mida me oleme näinud minevikus. Don't be nervous. Et ära ole närviline selle asja suhtes. It's okay. Et see kõik on korras. The Holy Spirit will teach you and move in your life Kõik läheb hästi, püha vaim õpetab sind ja liigub sinu elus and help you to develop ja aitab sul arendada and become who you are. ja muutuda selleks, kes sina oled. It's interesting. We all have a tendency to want to emulate people or be. Ja meil on kõigil kalduvus kedagi teist järgi teha. We like a certain preacher or teacher, Ja meile meeldivad teatud jutlustajad, õpetajad. and so sometimes we tend to sound like them or look like them or dress like them or Ja siis meil on kalduvus nende moodi kõlada või riides või üldse olla nende moodi. it's human nature. See on inimloomus. On the other side of that, we look at people who are different. Aga siis asja teist poolt vaadates, et me vaatame inimesi, kes on erinevad, Never seen anybody look like that before. et sa võib-olla ei olegi näinud kedagi, kes näeb niimoodi välja They just seem like they're so different from everybody else. ja nad paistavad nii väga erinevad kõikidest teistest, et Can God use somebody like that? kas Jumal võiks teda kasutada. Maybe you're one of those people. Võib-olla sina oled selline. You've never felt like you fit in. Ja sa võib-olla ei ole kunagi tundnud, et sa oled nagu selles õiges kohas, et sa sobitud sinna. You were never in the in crowd in school. Ja et sa koolis võib-olla ei olnud nagu sellest seltskonnast osa. But there's something there. Aga There's a call. sellest kõiges on midagi, mis on seotud sinu kutsega. And we have to find out what that is Ja me peame leidma selle, mis asi see on. and how to walk in it, Ja kuidas käia selles, how to operate in it. kuidas toimetada selles The gifts of the Spirit. ja kuidas toimetada neis pühavaimu andides. Those are really special, Ja need on väga erilised asjad. but we can't make them happen. Aga me ei saa neid nagu tekitada. They come by the will of the Spirit. Nad tulevad nii, kuidas vaim tahab.
And we have to learn to cooperate with him in order for those gifts to flow through us. ja me peame õppima, kuidas koostööd teha temaga, et need vaimuannid saaksid läbi meie voolata. We all have gifts, ja meil kõigil on mingisugused annid, all of us. kõigil. And they operate often without our even labeling them. ja nad vahest toimivad ilma selleta, et me paneme neile nagu sildi külge, et teame, mis need on. Word of knowledge, word of wisdom. Ja tarkuse sõna, teadmise sõna, tunnetuse sõna eesti keeles. You can be talking with someone ja sa võib-olla räägid kellegiga and up from your innermost belly comes this stream of words that you weren't even really premeditating. ja järsku sinu sisemisest või siit kõhust tuleb nagu mingisugune sõnade vool, mille peale sa üldse ei ole mõelnudki. That's the Holy Spirit. See on püha vaim, Speaking through you kes räägib läbi sinu, to encourage, et julgustada, to edify, et üles ehitada and possibly to confirm something to that person Ja- they were already maybe just praying about or thinking about. ja They võimalik, needed. et kinnitada midagi, mille pärast see inimene on palvetanud või How would you know? aga kuidas sa tead? You wouldn't necessarily, Ja sa ei teagi, except the Holy Spirit will let you know. välja arvatud, kui püha vaim sulle annab teada. This is for them. See on nende jaoks, They need that today. neil on seda vaja And I'm tänaseks using you to help them. ja ma kasutan sind, et neid aidata täna. Now I'll caution you about something. ja üks asi, mida ma tahaksin hoiatada, Don't mix your own thinking in with those words. ära sega omaenda mõtlemist nende sõnadega. Don't assume that you know what it even means totally. et ära üldse arva, et sa tead, mis see tähendab. We're not put on this earth to counsel and direct people's lives. me ei ole siia maa peale pandud selleks, et inimeste nõuandjaid olla ja neid juhatada. Not our children mitte isegi oma lapsi or close friends. või lähedasi sõpru. And there's a temptation sometimes ja vahest on üks kiusatus, to counsel or give direction. et anda nõu ja siis anda suunda inimestele. I think you should do this. et sa peaksid seda tegema. So be careful. ole ettevaatlik, Don't do that. et ära tee seda. Pigem, give that person a chance to find out what's in their own heart. et anna neile inimestele võimalus parem leida seda, mis on nende enda südames. And how we can do that? ja kuidas seda teha saad? Ask questions. küsi küsimusi. Do you know that 9 times out of 10 they have the answer already inside and it'll come out of their own mouth? kas sa tead, et 9/10 neil on endal vastus olemas ja see vastus tuleb mingil hetkel välja nende enda suust? So many times just in conversation I answer my own questions with somebody, a friend, or nii tihti, kui ma jutuajamistes vastan enda küsimustele. especially when you have that good spiritual fellowship with someone. eriti, kui sul on selline hea vaimne side kellegiga. Yeah, they're helping you. They're provoking you to love and good works. et nad nii-öelda õhutavad sind üles armastusele, headele tegudele. So being a spiritual person olles vaimne inimene, is not weird. see ei ole kummaline. It's natural for a child of God. see on loomulik Jumala lapse jaoks. And we can give ourselves to those gifts more. The Bible says to earnestly covet those gifts. ja me võime ennast anda nende vaimuandide tegevusse või If we're filled, ulatusse, if we're filled with the Holy kui Spirit, me oleme täidetud püha vaimuga, the more filled we stay mida rohkem me oleme täidetud, with the Holy Spirit siis püha vaimu poolt and His Word, ja tema sõna poolt singing to ourselves in songs, hymns and spiritual songs. ja lauldes iseendale laule või laudes oma südames, ütleb eestikeelne piiblis. Just keep it stirred, ja las see asi lihtsalt olla just naturally. kuidagi liikumas sinu sees, las see olla loomulik. When you're about your business, cleaning the house, teed oma asju, näiteks koristad kodu, or maybe you're in the shower, võib-olla oled duši all, driving the car, juhid autot, turn the radio off keera võib-olla raadio and turn this on. ja lase see sinu sees toimetab. Just sing or pray. Laula, palveta, Make up a song. tee mingisugune laul enda jaoks, lihtsalt God will tekita. give you songs and words that it will so encourage you personally. Jumal annab sulle laule, mis tegelikult sind julgustavad nii väga. Just giving you hymns and songs and spiritual songs. Nobody else is listening. ja mis on vaimsed laulud, mis on sinu sees, sinu südames, keegi teine ei pea neid kuulma. It's just you and the Lord. Ainult sina ja Jumal. Sweet. See on väga hea. So develop that. nii et arenda seda.
encourage you to just take time to pray in the Holy Spirit and sing in your mother tongue, sing in tongues. Et ma julgustan sind, et lihtsalt kas sa laulad oma emakeeles või siis keeltes. Because that's how these things get developed and stirred up in our hearts and it becomes natural. Et see on viis, kuidas need asjad arenevad ja nad on üles õhutatud meie südametes. Yeah. So maybe we will take a little time for some questions now and et teeme väikse küsimuste ringi. Kellelgi on küsimusi? Nii, aitäh, Kristina. yeah. Ma teen kohe algust, et sa rääkisid vaimuandidest. Piibel ütleb, et vaimuandid on antud koguduse ülesehitamiseks. Et olen ka oma elus tähele pannud, et koguduse keskel on hea vaimuandides teenida, aga väga raske on väljapool kogudust. Et oskad sa kommenteerida? Ja, ma ütleks seda, et vaimuannid on antud kogudusele, et teenida ja sageli see on, ütleme, koguduse ajal või ma ütleks seda inglise keeles, it'll come out a little easier. Yeah. The gifts of the Spirit are for the church. Vaimuannid on siis kogudusele, but we are the church. aga meie oleme kogudus. And I find that often they will flow outside of the church. Ja ma näen, et tihti nad voolavad ka väljapoole kogudust. When I lived in Estonia, I traveled all over. Ja siis, kui ma Eestis elasin, ma reisisin igal pool ringi. Hospitals and haiglates, care homes, hoolekoduses, fellowship meetings. Igasugustel koosolekutel, osaduskoosolekutel. And those gifts would flow and operate for the benefit of the people. Ja siis need annid toimisid inimeste kasuks. So they are for the help of people that you come into contact with. Nii et need on teiste jaoks, kellega sa kontakteerud päeva In the jooksul. church, Ja siis koguduses. Paul even said, you know, let there be order in the church. Ja Paulus ütles ka, et koguduses olgu kord. So for the leadership, they should have a way to not control, but to limit who speaks and when and ja how much. Juhtkonnal peaks ka olema kontroll selle üle, kes räägib, kui palju. They should be recognized by the leadership as someone who is a stable member of the church. If they're going to speak in a, let's say, a tongue and interpretation or a prophetic word. Et see inimene peaks olema tunnustatud juhtkonna poolt, kes siis kavatseb rääkida kas keelte tõlgitsemises, milleski sellises. Not to limit the gifts, Ja mitte, et limiteerida või piirata neid ande, but to keep people from confusion. vaid hoida inimesi segaduse eest. Because how easy it is to mingle your own thoughts in with a prophetic word when you're not very, sa ei ole küps veel. Ja, et väga lihtne on segada omaenda mõtteid selle prohvetliku sõnaga, kui see ei ole küps. Or maybe the motivations are just they like to be heard or something. Ja siis motivatsioon on see, et nad tahavad, keegi kuulaks neid. So there's many reasons why people yield and yield their tongue, but it's not always for the edification of the body. Ja on erinevaid põhjuseid, miks inimesed oma keele annavad nii-öelda kasutusse, aga tihti on see, või see võib olla mitte selleks, et ehitada üles. Develop it in your own personal life first. Arenda seda enda elus kõigepealt. Get competent in your prayer closet. Ole oma palvekambris kindel. Let God help you. Let God hone you and develop. Ja las Jumal arendab sind, paneb sind nagu paika. You'll find they'll flow all the time in many different places in your life. Ja siis sa näed, et need voolavad erineval viisil erinevates kohtades sinu elus. Simple thing is, I forgot where I put my keys, Lord. On lihtne asi, et kus mu võtmed näiteks on. Where did I put them? Kus ma panin need? Word of knowledge. Something just comes up from inside. Oh, look there. See nagu teadmise sõna või eesti keeles on tunnetuse sõna, tõuseb ülesse. A useful spiritual gift Et see on for your väga own life. kasulik vaimuanne. And sometimes just those opportunities give us confidence. Ja need võimalused, et anna mulle kindlustunnet. And so I can be more reassured that I'm accurate when I speak to somebody else about their life. Et ma olen kindlam, kui ma räägin teisele inimesele nende elust. I've seen some pastors, they will hold the microphone and give certain members the opportunity to speak, like if they have a prophecy or a word.
ja ma olen näinud teatud pastorid, kes hoiavad mikrofoni ja siis lasevad inimestel rääkida, kui They- nendel on sõna. They may even ask them first to tell them what it is that they have in their heart. Ja siis And- pastor võib-olla küsib enne inimese käest, et mis see on, mis teil on südames jagada teistele. And by the inward witness, they'll know whether it's for the whole church. Ja siis oma sisemise selle tunnistuse läbi nad teavad, kas see on kogu kogudusele. And it should. I believe that these gifts should be welcomed and they should be something that we desire. Aga ma usun, et need More and annid more. peaksid olema teretulnud koguduses ja me peaksime neid rohkem ja rohkem tahtma. And under the direction of the leadership Aga see in the kõik church. peaks toimuma koguduse juhtkonna juhtimise all. Does that answer your question? Yeah. Yeah. Et sa defineerisid ennem hinge 3 sõnaga. Et aga kuidas sa defineeriksid vaimu nagu, ma ei tea, kas 3 sõnaga, aga kindlate sõnadega. Et hinge puhul on väga selge, et noh, mis me siin ütlesime, et oli mõistus, eks ole, Jah. olid emotsioonid ja oli iha või siis Will. jah. Yeah. Et kas on mingid sõnum, mis nagu siis defineeriksid vaimu? See on väga hea küsimus. I would say that inner man, Ma ütleksin, et sisemine inimene, real man, see nagu tõeline või päris inimene, hidden man of the heart, nii-öelda peidetud südame inimene and the spirit of man. ja inimese vaim. You see, because you're 3 parts, Kuna sa koosned nii-öelda 3 osast, your inner man also has ears, sinu sisemisel inimesel on ka kõrvad, eyes, silmad a voice, ja hääl. and those are the things that we have to become acquainted with. Ja need on asjad, milles suhtes me peame tuttavad olema. So the inner man or the real person, the man of the heart, See südame inimene või see sisemine inimene, kes on nagu sinu tõeline inimene, ütleme. it's the spirit of man. See ongi inimese vaim. It's the part of you that contacts God. See on osa, mis kontakteerub Jumalaga. He's spirit, you're spirit. Jumal on vaim, sina oled vaim. He communicates with you spirit to spirit. Ja ta kommunikeerub sinuga vaimust vaimu. And he knows how to do it very well. Ja ta teab, kuidas seda väga hästi teha. When you become more God inside minded, Ja kui sa oled nii-öelda Jumal sinu sees suhtumises või? yeah, just more aware of God in your life Et sa oled rohkem teadlik Jumalast and more aware of your spirit. ja rohkem teadlikum enda vaimust. I'll give you an example. Ma annan sulle ühe näite. You might feel like maybe you did something that wasn't quite right. You said something that wasn't quite right. Võib-olla sa nagu ütlesid või tegid midagi, mis ei olnud nagu päris õige. Maybe it was sharp or it was just hurtful. Midagi sellist teravat, kellelegi haiget tegevat. And the first thing you feel on the inside, Üks esimesi asju, mida sa oma sees tunned, like you grieved the Holy Spirit. et sa kurvastasid püha vaimu. There's like that bad feeling on the inside, like just a little bit of a scratchy, bad feeling. Et su sees on selline kraapiv, halb tunne. Anybody had that before? Kellelgi on varem sellist asja olnud? I hope so. Ma loodan, I'm not alone. et ma ei ole ainus. And so these are the little things, the cues. You pay attention to these things because then you just quickly repent. Ja need on väiksed asjad, millele tähelepanu pöörata, et sa võid kiiresti siis meelt parandada. Ja sa anna andeks mulle. Ja isegi kui ma pean, kui see on sobiv, ma lähen selle inimese juurde, äkki ma pean midagi ütlema, et kuule, ma olin natuke järsku, ma ei oleks pidanud seda ütlema teile, et anna andeks. Ja kõik, mis on vaja. See paneb asjad kõik selgeks jälle ja hea tunne jälle. Aga kui sa nagu rabeled sellega tükk aega ja ei, ma ei taha ennast alandada, ma ei taha seda öelda. Ja siis sul on nagu selline enese nagu süütunne ja siis hakkad ennast niiviisi nagu, you beat yourself up. Piitsutad, jah? Yeah, piitsutad ennast. No need for that. That's what the blood is for. Et selleks ei ole mingit vajadust, selleks on Jeesuse veri. We are not perfect. Me ei ole täiuslikud. Like James says, a perfect man Ja nagu Jakobus ütleb, et täiuslik inimene has control of his tongue at all times. või siis jah, tema kontrollib oma keelt. A mature person thinks before they speak. Ja see kogenud või täiskasvanud inimene, ta
kontrollib seda, mida räägib. And we're not there yet, all of us, are we? Ja me ei ole kõik seal veel. We're developing, Et me areneme, we're growing. et me kõik kasvame. But it's good to know that because then you won't allow the enemy to come and heap a bunch of condemnation on you. Aga seda on hea teada, sellepärast siis ei saa vaenlane sinu peale hunnik hukkamõistu panna. So awareness, spiritual awareness Siis that you are, vaimne teadmine või arusaamine või tunnetamine. first and foremost, you're a spirit man, you're a spirit. Et esimene asi, et sa oled vaimne inimene. Et Created in the image of God, loodud Jumala sarnaseks created to operate in the things of the spirit, ja loodud toimetama vaimsetes asjades. like a fish in water. Ja see on nagu kala vees. A child can do it, Ja isegi laps saab and sellega they do it hakkama. better sometimes, don't they? Ja tihti lapsed teevad seda palju paremini kui They're meie. so from the heart. Nad teevad seda otse südamest. And they understand things. I remember hearing a story once, Ma mäletan ühte lugu. and it was a man who, or actually it was a minister, See oli and üks jumala sulane, üks mees. he had gone on a trip. He had taken an airplane somewhere, Ja ta läks üle reisile, läks lennukisse and his wife and children were in the car. They had dropped him off at the airport, ja tema abikaasa ja lapsed olid siis sealsamas lennujaamas and the boy was sitting in the back seat, just a little guy, ja viisid isa ära ja siis üks poiss istus tagaistmel, väike kutt. and said, "Mommy, doesn't Daddy know that plane is going to crash?" Et emme, et kas sa ei tea, et kas issi ei tea, et see lennuk kukub alla? And that's what happened. Ja täpselt see, mis juhtus. You see, sometimes we talk ourselves out of things. Ja tihti me räägime iseennast asjadest kuidagi välja või. God shows us something, Jumal näitab meile midagi, something to come. et asjad, mis tulevad. And we feel like, we just don't want to think about it, or we cast it aside. Ja me lihtsalt tunneme, et me ei taha selle peale mõelda, et me lükkame need asjad kõrvale. Or we don't recognize the fact that we can pray and change some situations. Või et me ei tunne ära seda, et me võime palvetada ja muuta teatud asju. Many times I felt God warn me even, a few times even in dreams, about Ja a situation. tihti Jumal on mind hoiatanud, tihti ka läbi unenägude olukordade suhtes. There are things that I should have prayed about, but I didn't. On asju, mille pärast ma oleks pidanud palvetama, ma ei teinud seda. And there are times when I actually did pray and I went to the Lord about it and things changed. Ja on kordi, kui ma olen läinud Jumala ette ja siis asjad muutusid. You recall the story of Hezekiah in the Bible. Hezekiah lugu mäletate? The word came to him. He was about to die. Set your house in order, Hezekiah, right? Ja siis temale tuli sõna, et sea oma asjad korda, et sa sured. Well, he could have said, okay, well, I pack my bags, I'm leaving. Ja ta oleks võinud öelda, et ma pakin oma asjad. God has Aeg on minna. spoken. Jumal rääkis. But what did he do? Aga mida ta tegi selle asemel? He humbled himself, he turned his face to the wall and he prayed. Aga ta alandas ennast ja ta pööras oma näo seina poole ja siis ta palvetas. And the result was Ja see tulemus oli, et a miraculous turn of events, olukorrad muutusid imeväel and quickly. ja väga kiiresti. 15 years added to his life. Ja 15 aastat pandi tema elule juurde. The prophet that spoke the word of the Lord Ja siis see prohvet, kes rääkis selle Jumala sõna, turned around. He hadn't even just left the gate and he came right back in and spoke. ja ta ei olnud isegi väravast välja läinud, pööras ümber ja siis rääkis selle sõna, mis on hoopis teistpidi. God is good. Jumal on hea. He is merciful. Jumal on armuline. He is looking to extend his mercy to everyone. Ja ta otsib neid võimalusi, et jagada oma armu inimestega või oma alastust inimestega. And the prayer of a righteous person can change and avail much. Ja õige inimese vägev palve muudab palju asju. Yeah, never Saadab forget palju that. korda. Just the fact that you bring a situation before the Lord, you plead someone's case. See, et sa toodki mingi asja Jumala ette, tegelikult sa ajad selle teise inimese asju või jah. They either don't know to pray, Nad kas ei tea, et palvetama peab, they're so messed up in sin and darkness, et kuidas palvetada, või siis nad on nii patus või pimeduses, et nad lihtsalt ei näe. but your prayer can just avail much of God's power in their situation. Ja et sinu palve tegelikult võib tuua esile palju Jumala väge nende olukorda. So many examples that come to mind. Ja nii palju erinevaid näiteid, mis tulevad meelde. When you think of Jonah Kui sa mõtled Joona peale and he went to Nineveh,
ja siis tema läks Niineva linna, Not right away. aga mitte kohe. Wasn't his desire or will to go. See ei olnud tema soov, tema tahe sinna minna. To extend God's mercy to a people that were not to his liking. Ja et anda edasi seda Jumala halastust inimestele, kes talle väga ei meeldinud. But now his response was finally surrendering. Aga lõpuks tema vastus oli see, et ta alistas ennast Jumala tahtele. Because God knew that Nineveh was ready to repent. Sest Jumal teadis, et Niineva linn oli valmis meelt parandama. Judgment was not God's best for Nineveh and Ja his desire. kohtumõistmine ei olnud parim, mis Jumalal oli varuks Niineva linnale. Repentance and God's mercy was his highest and best. Aga meeleparandus ja Jumala halastus oli see, mis Jumal tahtis. So never forget that. Nii et ära unusta seda mitte kunagi. God loves to be merciful. Jumal tahab olla halastaja. Mercy triumphs over judgment. Ja halastus võidutseb kohtumõistmise üle. Järgmine küsimus võib-olla, kui on keegi. On midagi siin? Jaa, kas sul on prohvetlikku sõnumit Eestimaa kohta, kui sa tulid siia nüüd, kas sul on mingisugune konkreetne sõnum meile öelda? Aitäh. Yes. The first time I came to Estonia, Esimene kord, kui ma Eestisse tulin, it was on a trip that carried me through Eastern Europe with another missionary. see oli üks reis, mis viis mind läbi Ida-Euroopa ühe teise missionäriga koos. We started in Finland and we came to Estonia. Ja me alustasime Soomest ja siis me tulime Eestisse lõpuks. I didn't really have any thought about coming back to Estonia. Ja mul ei olnud ausalt öelda mingit mõtet, et tulla tagasi Eestisse. But as soon as I reached Poland by train, Aga nii kui ma jõudsin Poolasse rongiga, siis such a strong desire, I said to my friend, ja siis mul oli selline tugev tahtmine. Ma ütlesin oma sõbrale ka, let's go back to Estonia. et lähme tagasi Eestisse. So much favor there. Et seal on nii palju poolehoidu või noh. Yeah. Ja So many relationships that suddenly developed. nii palju erinevaid suhted, mis arenesid järsku. So much happened Ja nii palju asju juhtus. in so short a time. Ja nii lühikese ajaga. That was the inner witness. See oli see sisemine tunnistus. So I came back the next year. Ja ma tulin järgmine aasta tagasi. And I was in Saaremaa. Ja, Saaremaal olin. And my father's homeland. And I was taking the ferry back to the mainland. Ja minu isa kodukohas siis, et ma läksin tagasi mandrile. And God said in my inside, it was more than just a witness. It was like a still small voice or like a very definite word. Ja siis nagu Jumal rääkis minu sees, et see oli rohkem kui selline sisemine tunnistus, et see oli nagu sisemine hääl, et see oli rohkem autoriteetsem. He said, you'll be back. Ja ütles, et sa tuled tagasi. I mixed my reasoning with that one. Ja siis ma panin oma mõtted ka sinna, kõik segasin ära. Oh, sure, I'll be back sometime to visit. Ja ütlesin, et mingil hetkel ma tulen tagasi külla. I had no idea that God had more than just a year or two in mind. Ja mul ei olnud üldse mingit arvamust endale, et Jumal oli nagu mõte rohkem kui 1 ja 2 aastat. 10+ years Tegelikult see lõpuks kujunes 10+ aastaks. was his plan. Ja see oli tema plaan. And in that time, Ja siis sellel ajal God did speak to me about where to live, and I thought, ja siis Jumal rääkis selle aja jooksul, et kus ma peaksin elama ja mina mõtlesin, et first 2 years, okay, I went to Paide to help with a new church. ja siis ma läksin Paidesse, et alustada uue kogudusega. That's where I first met Helmut Ja seal ma kohtusin Helmetiga and others that, Leili, ja and Leili, teised, others that I've known many years. keda ma olen palju aastaid tundnud. And I started to see a pattern. It's not like God told me anything ahead of time. Ja ma nägin mustrit, et see ei olnud niimoodi, et Jumal rääkis mulle ette midagi väga palju. But he did tell me the next step. Aga ta rääkis mulle selle järgmise sammu. And I write about this in my book in more detail. Ja siis ma kirjutan sellest oma raamatus rohkem. He told me to start going to hospitals and visiting care homes and Siis Jumal ütles mulle, et hakkaksin haiglates käima, hooldekodudes psychiatric hospitals. ja siis psühhiaatriahaiglates. That's all I knew. See oli kõik, mis ma teadsin. So I had some words, Mul olid mingid sõnumid, pieces of the picture.
ja need olid nagu tükid sellest suurest pildist. And I needed to just keep stepping and taking more steps to see more how they fit together. Siis ma lihtsalt pidin samme tegema ja võtma need erinevad väiksed tükid ja saama teada, mis ma rohkem pean tegema. That's how I ended up in Viljandi. Ja siis ma lõpuks olin Viljandis omadega. And for 8 years. Ja 8 aastat. Great things happened in Viljandi. Ja Viljandis juhtusid suured asjad. God did many confirming signs and many people got saved and many people were helped and healed. And I have many stories in my book, but there's much more than in there. But the reason I'm saying that is because the leading wasn't necessarily a prophetic word about that place, but it was a leading when I got there. Okei, pikk asi oli nüüd. Et miks ma räägin, et et Viljandis põhimõtteliselt sündisid head asjad. Ja miks ma räägin seda, et see prohvetlik seirigeen? Yeah, it wasn't like a word about Viljandi. Ja, see ei olnud lihtsalt sõna Viljandi kohta. But it was such a powerful confirmation or attestation of what God wanted to do. See oli selline suur kinnitus selle kohta, mida Jumal öelnud oli. Now, I had visited Viljandi one time before. Et ma olin Viljandit külastanud ühe korra enne. And I was standing on Mäe tänav, like that steep hill. Ja, ma seisin Mäe tänaval, see on niisugune mäe otsas. And I said, ja mina ütlesin, et not God, mitte Jumal, but Holy Spirit in me knew something. Aga Püha Vaim minu seest teadis midagi. I said, I was standing with family. Ja ma seisin ühe perega seal. I could see myself living in this city. Ja ma ütlesin, ma näen ennast, et ma võiksin elada selles linnas. It just felt right. See tundus õige asi. Seemed right. Tundus õige. You know, so often a larger leading or a direction. Tihti suurem juhtimine või suund. Like in Acts chapter 16, I believe, where Paul and Silas and they were in Antioch, was it? Antioch. Kui siis Apostlikude 16 oli see võib-olla, kus Paulus, Siilas, Antiochias olid. It just seemed good for Silas to remain there. Et see nagu paistis, et Siilas võiks sinna jääda. Et talle paistis nii. Felt good. Kuidagi tundis, et see oleks õige asi. Right. He had no reason to stay there. Tal ei olnud mingit põhjust sinna jääda. He probably had to rent a room or a hotel or something. I don't know. Ja ta pidi mingisuguse hotelli võib-olla rentima või mingi koha endale leidma. It might not have been very convenient, Et see võib-olla väga üldse väga but it mugav, seemed right. aga see tundus, et see on õige asi. And from there came a ministry partnership with Paul. Ja sellest kõigest arenes partnerus Paulusega. After Paul and Barnabas split and went different ways. Ja pärast seda, kui Paulus ja Barnabas läksid erinevaid teid, läksid lahku. So, in answer to your question, I haven't had a lot of booming prophecies. Ja vastus sinu küsimusele, et mul ei ole selliseid suuri vägevaid profeteeringuid olnud. 1 or 2 many years ago. 1-2 aastaid tagasi. That was a general word. Mis oli nagu selline üldine sõna. But God's leadings have been very specific and he's always confirmed them. Aga Jumala juhtimine on olnud väga spetsiifiline ja alati ta kinnitab neid asju. And leaving Estonia. Ja minnes ära Eestist. I had a very interesting word also from somebody from the church. Ja mul oli väga huvitav sõna kellegi poolt antud koguduses. A woman of prayer. Kes oli üks palvenaine. And I kept that card that she wrote it on in my Bible. Ja mul oli see väike kaart, kuhu peale ta kirjutas oma piibli vahel. Lenda nagu lind ja tule ja too meile sõnumi, kui enam-vähem mul ei ole nagu täpselt see meeles. Aga ja tule tagasi ja too meile sõnumi. And see jäi nii südamesse, ma teadsin, et see oli Jumala poolt antud. Et see oli väga Yeah. Did I? Okay. Yeah, that's good. That's good. You don't have to. You can take a break when I say that. But you know how many years before that word actually happened? Tead, mitu aastat tagasi see sõna tegelikult toimis või juhtus? Many years. Palju aastat tagasi? 10, 15 years, I don't know. See oli 10-15 aastat tagasi võib-olla. But it remained in my heart. I knew it was the Lord. Ja see oli minu südames ja see püsis seal. Ma teadsin, et see on Jumalast. And when I actually left Estonia from Viljandi. Ja kui ma läksin Viljandist ära, läksin ka Eestist ära. This had been now 11 years in Estonia. Ja siis oli 11 aastat olnud Eestis. I prayed a prayer of consecration.
ja siis ma palutasin sellise pühendumispalve. I said, Lord, if you want me to stay here for the rest of my life, I will. Ja ma ütlesin, et Jumal, kui sa tahad, et ma ülejäänud elu siin oleksin, siis ma jään siia. But if you have something else, Aga kui sul on midagi muud, then I'm willing. siis ma tahan teha sinu tahtmist. Because I felt a kind of a change coming. Siis ma tundsin, et selline muutus on tulemas. Something was stirring on the inside. Et miski nagu keerles minu sees. I even said to my friend Linda, who we worked together. Ja ma ütlesin oma sõbrannale Lindale, kellega me koos töötasime. We had worked for years in Viljandi maakond. Ja siis me töötasime seal aastaid, see oli Viljandi maakonnas. I said I could see myself working in an office. Ja et ma ütlesin, ma näen ennast kuskil kontoris töötamas. The last thing in the world I would want to do. See on üks viimane asi, mida ma tahan selles maailmas teha on. But I paid attention to that. Aga ma panin tähele seda, mis toimus. I paid attention to the fact that this strange new desire Ja ma panin tähele seda, et see uus imelik soov was a leading of the Lord. oli tegelikult pühavaimu juhtimine. And so in a nutshell, I went back to the US. Ja siis lõppkokkuvõttes ma läksin tagasi Ameerikasse. God spoke to me, if you go back, I'll bless you. Ja Jumal ütles mulle, et kui sa lähed tagasi, siis ma õnnistan sind. Maybe a day after that pühendumispalve, Ja võib-olla päev pärast seda pühendumispalvet, I was chopping vegetables in the kitchen. ja siis ma tegin juurikaid seal, mida lõikasin köögis. And a great revelation. Ja siis järsku tuli suur ilmutus. Mine tagasi. Ja see ilmutus oli see, et mine tagasi. Okay. I packed my bags. Ja ma pakkisin oma Did I kookseid. know where in America I was going? No. Ja ma ei teadnud, kuhu ma Ameerikas lähen. Mul oli maandumispaik ja see oli minu kodukogudus, mis oli Tulsa, Oklahoma, Tulsa linnas. Ja siis ma olin kellegi sofa peal, magasin paar nädalat. I didn't know what I was going to be doing in that city. Ja et ma ei teadnud, mis ma seal linnas tegema hakkan. I'm from Canada. Et ma olen tegelikult Kanadast. Technically, I didn't have a visa to stay, like I could stay 6 months. Ja et ma võisin 6 kuud tegelikult Ameerikas olla. No money, Ja mul ei olnud raha, nowhere to live, kuskil ei olnud ka elada, no car. autot ei olnud. Sure would have been easier to go to mom and dad's. Oleks võinud palju lihtsam minna ema-isa juurde. But I had a word. Aga mul oli üks sõna. If you go back, Kui sa lähed tagasi. and I knew where to go back to my own company, Ja ma teadsin, kuhu minna, et oma seltskonna To my church. oma enda kogudusse, to my spiritual family, oma vaimse perekonna keskele the ones that support me. ja nende keskele, kes mind toetasid. And they were supporting me here. Ja nad toetasid mind siis, kui mina olin siin. So a step led to another step, but I ended up working for a ministry in Tulsa. Ja siis üks samm teise järgi, lõppkokkuvõttes ma töötasin ühes teenistuses Talsas. Rick Renner Ministries. Ja Rick Renneri teenistus, kes teab. Võib-olla mõned tunnevad, Lätist oli üks suur kogudus, ehitati seal. His ministry, having come and now in Moscow, but having worked in the Eastern countries, Ja siis tema teenistus, mis praegu on Moskvas, olles toimetanud siin Ida-Euroopas, was a perfect fit. oli täiesti nagu sobis kokku sellega, mis mina tegin. And so was what God had for me. Ja see oli see, mis Jumalal oli minu jaoks valmis pandud. But even that I didn't know. Aga isegi seda järgides ma ei teadnud. I took a step of faith. Ja ma võtsin kõike seda tehes usu sammu. And the rest of the story is in my book. Ja siis ülejäänud lugu on seal raamatus kirjas. Just how God led and directed that. Supernatural. Et kuidas Jumal juhatas kõike seda protsessi. But I had to take the step. Aga ma pidin võtma ühe sammu. Before the doors opened. Enne seda, kui uksed avanesid. Before the provision came. Enne kui tuli varustus. Before the confirmations came. Enne kui tulid need kindlus või kinnitused. Everything had to be step by step. Ja kõik pidi olema samm-sammult. God doesn't show us the whole picture. Jumal ei näita meile kogu pilti. He shows us the step. Ta näitab meile sammu. If we'll obey, Ja kui me oleme sõna He kuulelikud, shows us more. siis ta näitab meile rohkem. And generally speaking, we don't need any great prophecies to take a step. Ja üldkokkuvõttes rääkida, siis meil ei ole vaja mingisugust suurt profeteeringut, et võtta ühte sammu. To be led by the Spirit, Et olla juhitud pühavaimu poolt, we take steps. siis me võtame samme. And each step leads to blessing, Ja iga samm juhatab meid õnnistusteni, greater provision, suurema varustuseni, greater development, suurema arenguni and greater satisfaction. ja suurema rahulduseni. Kas on mõni teine võib-olla?
Anybody? Ma küsin, Palun. et mida sa leidsid nende aastate jooksul enda elus, mis on see number 1, 2 ja 3 asi, mis on arendanud sinu sisemist tundlikkust Jumala häälele ja et jagada seda meile, et me võiksime seda praktilisel viisil rakendada selliselt, et näiteks aasta jooksul tagasi vaadates me oleme kasvanud väga palju selles. Okei, väga hea. Jälle inglise keeles, mul läheb kiiremini. Your spirit is kind of like a GPS. su vaim on nagu GPS. It directs you, see juhatab sind, but there are course corrections. aga siis on vahepeal ka sellised teekonna korrigeerimised. And we can't get nervous about those. Ja me ei peaks närvi minema, kui sellised asjad juhtuvad. We follow peace, Et me järgime rahu, but even in following the Holy Spirit, aga isegi kui me järgime püha vaimu, there are times when we take a step and it's not right, or we sense it's not right. ja võib-olla me võtame mingisuguse sammu ette, mis ei tundu õigena või see ei olegi õige. That's okay, back up. Ja ei ole midagi, et lihtsalt tee üks samm tagasi. That's okay. So I've learned to not put pressure on myself. Nii et ma olen õppinud, et ma ei survesta ennast liiga palju. Because sometimes we can get to, especially when we're young in the faith. Sest vahest me võime selliseks muutuda, eriti kui me oleme usus noored. This is an example that is extreme. Üks But, võib-olla äärmuslik näide, aga we get up in the morning, we think, what cereal should I eat today, Lord? ja siis me võib-olla tõuseme hommikul üles ütleme, et missugust krõbinat me peaksime sööma, Jumal, et What grubin do you want to eat? et missugust krõbinat sa tahad Would süüa. be his answer. See on tema vastus. Immaterial. Et see on nagu, jah, ei ole tähtsust. Do what you have to do based on common sense, common spiritual sense. Ja tee, mida sa pead tegema, lihtsalt juhindudes siis loogikast või Make movement. tarkuses, lihtsalt tee mingeid asju. I've learned that sitting still and just being so afraid to make a wrong move Ja ma is olen not õppinud, God. ma olen õppinud, et see, kui sa istud paigal ja lihtsalt kardad teha mingisugust sammu, et see ei ole Jumal. Because you're waiting for something more spectacular to Sa direct ootad you. midagi sellist suurejoonelisemat. Something just to confirm what you kind of think you kind of should do. Et miski, mis kinnitaks, et mida sa arvad, et sa nagu peaksid võib-olla tegema. Movement is simple. Ja liikumine on väga lihtne. And it doesn't take usually a lot of time Ja see tavaliselt ei võta väga palju to aega, test waters. et lihtsalt katsuda neid et nagu testida vett, ütleme. Yeah, Yeah. yeah. Sometimes I have to go somewhere before I know. Et vahest ma pean minema teatud kohta, enne kui ma teada saan, et kas on õige või vale. Sometimes it's like a process of elimination, like the Macedonian vision. Jaa, nagu elimineerimise protsess, et nagu Makedoonia visioon või nägemus. It's okay to serve wherever your hand finds to serve. Et sellest ei ole midagi, kui sa lihtsalt teenid selles kohas, kus sa leiad midagi tegevust. Be a blessing. Et ole lihtsalt õnnistus. I traveled all over Europe and the world before I came to Estonia. Ja ma reisisin üle kogu maailma ja Euroopa enne, kui ma leidsin oma tee Eestisse. And many of those places I was a blessing, I'm sure. Ja paljus nendes kohtades ma olin tegelikult ka õnnistuseks. But it was different when I came here. Aga erinev oli lugu siis, kui ma tulin siia. Because the confirmation and the spiritual development and fruit Aga siis see kindlus ja see vaimne arenemine ja vili was much greater when I got here. oli palju suurem, kui ma jõudsin siia. It was like God was putting a stamp of approval on it. See oli selline tunne, et Jumal pani nagu oma templi, et ma olen nõus sellega. Let me just back up Ja las ma nagu lähen tagasi natukene. to when you were asking about if I had a word from God or a Siis, prophetic. kui sa küsisid selle kohta, kas mul Jumalalt sõna, Today is my grandfather's birthday. täna mu vanaisa sünnipäev
ta on taevas. ta on taevas. Tänu Jumalale, ta oli hea Jumala mees, kes Jumalat teenis ja ta oli pastor Hiiumaal. Before I came to Estonia, before I was packing up to move to Estonia, ja siis enne, kui ma pakkisin oma asju enne Eestisse tulekut, the Lord said to me on the inside siis Jumal ütles mulle minu sees, that you're to reap your grandfather's harvest. et sa pead lõikama oma vanaisa külvi. Now they escaped during the Second World War. Ja nad põgenesid Eestist teise maailmasõja ajal. Like many, they left their life behind. Ja nagu paljud, nad jätsid kogu oma elu siia. So his spiritual work was cut short here. Nii et tema vaimne töö ka lõigati siin lihtsalt ära. And that was the conviction that I had, that there was a lot of people that he was not able to reach or that didn't have an opportunity to accept Jesus. Ja minu sisemine teadmine oli see, et oli paljud inimesed, keda ta ei saanud mõjutada. And I was to help reap that harvest. Ja et ma aitasin seda lõikust sisse tuua. And I didn't know all about that until I got here, how God would direct that in hospitals. Ma ei teadnud, kuidas see kõik hakkab toimuma enne, kui ma tulin siia. So, the other thing, teine asi veel. Peace. I learned not to move too quickly, but also to not be afraid of making movement. Et siis seoses rahuga, et ma õppisin, et mitte liiga kiiresti liikuda, aga samas ka mitte olla hirmul. God's not in a hurry. Et Jumal ei ole kiirustaja. What is God today? Mis on täna Jumal? Is God tomorrow. See on ka Jumal homme. Now I know sometimes he'll speak to us about something very specific that we should do. Ja ma tean, et Jumal vahest räägib spetsiifiliselt asjade suhtes, mida me peaksime tegema. Today. Ja ta räägib meid täna. But I'm talking about these changes or movements that life changes. Aga ma räägin nendest elu muutustest. Jobs, tööd, relationships, suhted, houses, majad, cities, churches. Linnad, kirikud. Don't be quick to change those things. Et ära ole kiire neid asju vahetama. Let it just settle and let your spirit just be assured. Et lase nendel asjadel settida ja las sinu vaimus olgu see asi kindel. Because I found Sest ma leidsin sellise asja, et that even when things happen and there's a little bit of confusion, you just don't know, like, why did that happen? Ja et kui asjad juhtuvad, et sul on nagu selline segadus, et sa ei tea, miks mingi asi juhtus. Particularly with like relationships. Ja eriti, mis on seoses suhetega. And not necessarily even with the opposite sex, but I'm talking about any relationships. Ja me isegi mõtled vastassugupoolega, vaid üldse mingisugused inimsuhted. They can be complicated. Need võivad olla väga keerulised. People are complicated. Et inimesed on keerulised. And we don't always know what they're going through or what motivates them to do or say things. Ja, sest me ei tea, millest nad läbi lähevad, mis motiveerib neid teatud asju ütlema või tegema. Don't be quick to take offense or question or assume the worst. Ja, et ära ole selline, kes on kohe nagu rünnaku valmis või mõtleb kõige halvemat selles olukorras. My pastor, who some of you have heard maybe also, which I guess Keith Moore says something kind of funny, but it's very true. Ja minu pastor, kellest võib-olla mõned on kuulnud, tema nimi on Keith Moore, kes ütleb midagi väga naljakat vahest, aga mis on ka väga tõsi. Some people think that you're naive when you have a love walk. Ja mõned inimesed arvavad, et sa oled naiivne, kui sa käid armastuses. You know, someone slaps you across the face. Et keegi paneb sulle nii-öelda vastu nägu. And you just turn the other cheek, so to speak. Ja sina pöörad teise põse. And you think, oh, they must have slipped and fallen and their hand accidentally just went somehow. Nad võib-olla kukkusid ja nende käsi kogemata läks vastu põske. He said, I'm pleased, or how he says it is, it's a blessing when someone does good to me, or I don't expect it necessarily. Ja, et ma ei oota seda, et inimesed mulle head teeksid. If they do something that rubs me the wrong way or hurts me, ja kui nad teevad midagi, mis on nagu vastukarva, mis mulle haiget teeb, I give them the benefit of the doubt. Siis ma annan neile alati nagu kahtluse võimaluse.
as much for their sake as mine. ja see on minu jaoks vajalik ja nende jaoks ka. Because people are people. Sest inimesed on inimesed. And we're all like that. We have our good days and our bad days. Ja me oleme kõik sellised, meil on head päevad, halvad päevad. And so sometimes we just need a little encouragement. So if somebody does you wrong, ja vahest meil on vaja julgustust, et kui keegi sulle midagi halba teeb, overcome evil with good. siis võida ära see kuri asi heaga. That has helped me probably more than anything in my spiritual life because I would have quit a long time ago. Ja see on ilmselt asi, mis on mind aidanud kõige rohkem, et minu vaimses kõnnakus, et ma oleks võib-olla juba ammu allanud. Some of the disappointments you go through spiritually speaking. Ja vaimses mõttes, et on mõningad asjad, mis ei ole head. Things that happen not even necessarily to you but around you. Ja asjad, mis juhtuvad võib-olla sinule endale, vaid juhtuvad sinu ümber. They can be very discouraging. Need asjad võivad olla väga julgust ära võtvad. Other believers falling into sin. Ja teised usklikud näiteks, nad lähevad patus. Doing unquestionable things. Vajuvad, kukuvad ära, teevad igasugused kahtlased asju. Like, don't they know? Kas They nad ei should tea? know better. Jah, nad peavad nagu paremini teadma, kuidas see asi käib. But there's where sometimes we don't see how much light someone else is walking in. Aga tegelikult me ei tea, kui palju on selle inimest valgust, milles käia. Or how much is against them. Või seda, et kui palju on nende vastu suunatud. You see, people in leadership, ja need inimesed, kes on juhi positsioonidel, they're also in the forefront of Satan's attacks. Nad on tegelikult seal eesliinil, kus kurat neid ründab. They need your prayers. Nad on inimesed, kes vajavad sinu palveid. And they need your support. Ja nad vajavad sinu toetust. And they need your loyalty in the sense of just not judging them based on a bad day. Ja nad vajavad sinu lojaalsust, et mis on rajatud sellele, et sa ei mõista nende üle kohut, kui on nendel halb päev. Bad days happen. Sellest halvad päevad juhtuvad. But learn to understand. See, people are different. Aga inimesed on erinevad ja sa peaksid aru saama. Personalities are different. Et persoonid on erinevad. So give people a chance to grow and develop. Anna inimestele aega areneda, kasvada. Don't write them off too quickly. Et ära kanna neid maha liiga kiiresti. And those three things maybe have helped me. Ja need 3 asja võib-olla aitasid meid kõige rohkem. Teeme viimase küsimuse ja ma lasen küsida, siis me tõmbame kokku. Okay. Ma tahtsin küsida selle haiglas teenimise kohta, et kui te tulite Eestisse ja saite selle kutsumise, et minna hooldekodudesse. Et kas sa kogesid ka sellist nagu vastuseisu või midagi sellist, mis aitas selles edasi minna? Sellel ajal võib-olla mitte eriti. Ma ütleks niiviisi, et seal oli üks suur nagu avatud uks ja asjad ei olnud väga konkreetselt nagu paigas veel, ütleme nagu reeglid ja haiglate kord. Teatud kohad võib-olla Tallinnas oli rohkem, aga maakohtades, kus mina liikusin, seal oli praktiliselt nagu vabadus käia ja teha mis iganes ja õhtuti ja päevati. Aga üks väga huvitav lugu ma jagan teiega. Ma läksin kusagile Lõuna-Eestisse, Valga või Viru maakonnas kusagil, ma ei tea, see oli täielik nagu maakolkas kusagil ka. Üks haigla metsa vahel, see oli psühhiaatri haigla ja mina ei leiaks seda tänapäeval, kus mis iganes koht see oli nii ära peidetud. Aga me läksime korra, me juhtusime sinna lihtsalt minema ja me käisime õhtul, juhtus nagu mitte päris öössel, aga päris hilja õhtul. Ja seal oli väga selline kurb lugu, mis seal toimus, kuidas inimesed elasid ja nad olid luku taga pandud ja kõik sust. Aga üks austraallane oli seal. Ja mina mõtlesin, et see on veider küll, kuidas see inimene on siia jäänud luku taha Austraaliast ja see mees kuulis meid omavahel Lindaga, me rääkisime inglise keeles ja ta kuulis seda inglise keelt ja kohe tuli meie juurde ja hakkas suhtlema. Näitas oma perepildid Austraaliast, hästi ilus, tore, kena pere. Paistis, et ta oli nagu enam-vähem normaalne inimene. Aga miks pärast ta seal oli?
ja huvitav, me jõudsime siis tagasi Viljandisse ja Viljandi ülemõde, kellega mul oli suur poolehoid, ma olin kaplan seal haiglas ja ma olin nagu on call või kuidas me ütleme, on call, kaplan. jah, ükskõik, chaplain. Ja ma käisin seal sageli iga nädal ja palvetamas inimeste eest, mõned palusid abi. Ja see naine kutsus meid oma sinna kontorisse ja ütles, et kuule, mul tuli üks kõne kaugelt Valgamaalt või kus iganes see oli. Üks direktor ütles niiviisi, et kas seal kusagil on mõned ameeriklased või välismaalased, et ütle neile, et nad ei ole lubatud enam siia tulema, et ma keelan, et nad üldse astuksid siia kohta enam. No kujuta ette, kuidas ta üldse meid üles leidis, ma ei tea. Ma ei olnud nii, ma olin päris nagu nobody seal liikumas Eesti nagu kolkates, väikstes alevites ja linnades. Mul ei olnud nagu mingisugune worldwide ministry. Aga mingi pärast mind leiti ja mind ähvardati tema kaudu, et ära sa astu siia tagasi. Ja see pani mind mõtlema, et no see tegelikult julgustas, mingi mõju on, et me käime ja kohtades, kus inimestel on suured vajadused ja Jumal õnnistas seda aega ja me saime paljud aidata. See vastuseis võib-olla, mida ma kõige rohkem nägin Viljandis, oli võib-olla teatud nagu erakordsed olukorrad, kus võib-olla üks nõid või keegi nagu pani natuke nagu ähvardas või Mofie tegi seda ka ühe korra. Mofie tuli meile kallale, nagu autoga jooksis meile. Ja raamatus on see lugu, see on hästi ääretult huvitav. Lugege, palun. Ma ei hakka seda kõik praegu mainima, aga see on see, et tead, through many trials we enter the kingdom of God. Läbi paljude katsumuste me siseneme Jumala riiki. You got to be ready for some resistance. Nii et sa pead olema valmis teatud vastuseisu jaoks. And don't be shocked. Et ära ole šokeeritud. Instead, be shocked if you don't have any resistance. Ole võib-olla šokeeritud, kui sul ei ole üldse mingit vastuseisu. If nobody seems to have anything bad to say about you. Et kui kellelgi ei ole mitte midagi halba sinu kohta öelda, et siis everybody's not going to love you. Kõik inimesed ei armasta sind. But the ones that receive the Lord and receive the help of the Lord through you, they will love you. Aga need inimesed, kes saavad Jumala vastu võtta läbi sinu, tema abi, need armastavad sind. And they'll remember you for years to come. Ja nad mäletavad sind veel tulevased aastad, mis veel tulevad. Amen. Pikalt. Amen. What we do for the Lord. Mida me teeme Jumala jaoks? It's for eternity. See on tegelikult igavikuline. Et see kestab terve igaviku. Yeah, and we're sowing seeds often. Ja me külvame neid seemneid tihti, and we don't see the results. Mille koha pealt me ei näe mingisuguseid tulemusi. We water some seeds. Ja me kastame veega nii-öelda mõningaid seemneid. We don't necessarily see the results. Aga me ei näe tulemusi. But when I came to Estonia, aga kui ma tulin Eestisse, siis God gave the verse. Siis Jumal andis mulle kirjakoha. That one sows, another plant, another waters, but God produces the increase. Et üks külvab, siis teine kastab seda, aga Jumal on see, kes annab juurde kasvu. So we're all a piece of the work of God. Ja me kõik oleme üks väikene tükk Jumala tööst. Some of us are watering, some of us are reaping the harvest. Ja siis mõned kastavad, mõned lõikavad. Some are supporting. Don't ever undermine or undervalue the support. Ja mõned lihtsalt toetavad, et ära kunagi alahinda toetust. Not everybody's in a pulpit. Ja kõik ei ole kantslis. But everybody has a pulpit. Aga kõikidel on kantsel. And their life speaks. Ja nende elu räägib. And what you give towards the work of God, whether it's sending a missionary. Ja see, mis sa annad Jumala töö jaoks, et kas sa saadad kellegi missiooni põllule. Everybody that they reach. Ja siis need kõik inimesed, kelle nemad kätte saavad nii-öelda. You will get a part of the reward. Ja siis sina saad tasu, osa sellest. Those that stay at home get the same reward as those that go. Need, kes jäävad koju, saavad sama tasu, mis need, kes võitlevad. And that's encouraging.
ja see on tegelikult julgustav. Because some of us maybe, you know, at home, mothers or housewives, we're not necessarily as visual. Ja siis võib-olla mõned meist on kodus, me oleme lastega seal ja me ei ole nagu ees, kõik nähtavad. But it is so important that we do our part. Aga see on nii tähtis, et me teeksime oma osa. That the whole machine operates smoothly. Et kogu see masin toimiks ja toimetaks hästi. Your pastor can't do it alone, he needs your help. Ja sinu pastor ei saa hakkama üksinda, ta vajab sinu abi. And every laborer needs some support. Prayer support, financial support. Iga töötegija vajab mingisugust abi, palve, finants, mis iganes abi. So find ways to be a blessing. Nii et leia viisi, kuidas olla õnnistuseks. Ask God. Nii et küsi Jumalalt. You might have something at home that you could give or support someone with. Et sul on võib-olla midagi, mis sa võid ära anda kodus, mis toetab kedagi teist. That they really need. Ja see on miski, mida nad tõesti vajavad. When I came to Viljandi, I was offered 2 cars. Ja siis, kui ma tulin Viljandisse, siis mulle pakuti 2 autot. That was for a season when I was helping to pastor a missionaries church. Ja siis oli üks hooaeg, kus ma aitasin missionäri, ühte pastorit. A Norwegian brother gave his car for a while as well when I was carless. Ja siis üks Norra vend andis auto, kui ma olin ilma autota. So all of these things matter. Ja kõikide nendel asjadel on tähendus ja tähtsus. So we can be a blessing no matter what we're doing, whether we're in a secular job or a position in the church. Et me võime olla õnnistuseks vaatamata selle, kas me oleme tavalisel nii-öelda maisel tööl või koguduses. The main thing is find your place. Aga kõige tähtsam asi on, et leia oma koht. The help of the Holy Spirit. Ja püha vaimu abi on sellega. Which will take you from glory to glory and from faith to faith. Ja see kõik, see püha vaimu abi viib sind usust usku, aust ausse. And will help you to enjoy your life. Aitab sul nautida sinu elu. I've heard one minister say, if you're not enjoying it, you're not doing it right. Ja üks Jumala sõna ütles, et kui sa ei naudi seda, mida sa teed, siis sa teed seda valesti. Or if you're feeling like, oh, there must be more. I feel like there should be more. Ja kui sa tunned, et nagu peaks rohkem olema, parem. There is more. Siis on rohkem. There's more for you. Sinu jaoks on siis rohkem. And it's a lifelong journey. Ja see on üks elukestev teekond. Amen. Amen. Siin on üks küsimus veel, aga me peame selle võimaluse andma sünnipäeva lapsele. Et ma ei märganud seda, et tema käsi oli üleval ja see on tõepoolest, tõotan teile viimane küsimus. Ja sealt siis me tõmbame kokku ja saame minna edasi päevaga. Seda oli väga huvitav kuulda, kuidas Jumal on sind juhtinud samm-sammult ühest kohast teise, ühest asjast teise. Mul lihtsalt tekkis nagu küsimus, et kui sa seekord tulid nüüd Eestisse, mida sa tajud või kuidas sa koged ennast? Kas sa nüüd lendad siia tagasi või käid sa lihtsalt niimoodi korraks ja lähed tagasi? Või kuidas sa tajud praegu enda sees? Mida Jumal on tegemas? Ma tajun seda, ma ütlen inglise keeles. When I was here in the 90s, kui ma siin 90-ndatel olin, there was great revival. Siis oli siin suur ärkamine. The church was growing. Ja kogudus kasvas. People were being saved every week. Iga nädal inimesed said päästetud. There was no shortage of work. Et tööst ei olnud absoluutselt puudus. And there were few laborers. Aga väga vähe töötegijaid oli. And as time progressed, aga kui siis aeg edasi läks, things settled. Siis asjad nagu rahunesid maha. And there were a lot of people maybe that weren't so serious about serving God. Maybe they kind of drifted away. Ja siis inimesed, kes ei olnud väga tõsised Jumala asjade suhtes, läksid ära. But there was a great prophetic word that came during that time, mid-90s. Prohvetlik sõna, mis tuli esile 90-ndate keskel. And that word was that this was the first wave and there was coming a second wave to Estonia. Ja see sõna oli see, et see on esimene laine, aga teine laine tuleb ka Eestisse. The second wave was going to bring in a huge harvest of people. Ja see teine laine toob suure inimeste lõikuse. A great harvest of, there was going to be restoration of lives and spiritual lives. Ja see saab olema üks inimeste vaimse ja elude taastamine, vaimsete elude ja lihtsalt elude taastamine. And before the return of the Lord, there was going to become a strong church. Ja enne kui Jeesus tagasi tuleb, saab olema siin üks tugev kogudus. Of all ages.
kus on kõik vanusegrupid. Now we started with a lot of young people. Helmut was what, 16? Were you 17? Ja 18, me okay. alustasime noorte inimestega, Helmet oli 18. He was the worship leader and he was helping to lead there. And there were many young people. Ja hästi palju noori inimesi oli, et Helmet oli seal ülistusjuht. See oli noortegrupp. We had a few older people. Meil olid mõned vanemad inimesed. What I mean by older is not even old, but middle-aged. Leili, Ja mis ma mõtlen? Tammsalust ja mõned teised. Jah, vanad on see nagu keskealised, aga. And they were a huge support. Ja siis nemad olid toetuseks väga They palju. were like pillars Nad olid tegelikult sambad. because they were more mature. Ja siis nad olid rohkem küpsemad, arenenud. But this time around, God has been developing and training people of many and all over Estonia. Aga nüüd sellel ajal Jumal treenib inimesi üle Eesti ja on seda teinud. Ja. And what he's doing right now is developing strong local churches Ja mida ta on teinud, et ta arendab tugevaid kohalikke kogudusi, who know how to flow with the Holy Spirit, kes teavad, kuidas püha vaimuga koos käia, how to submit to God, kuidas alistuda Jumalale and work with him. ja töötada temaga koos. That can look different in different churches. It can look Ja different in see on different võib-olla näeb churches. välja erinevates kogudustes erinevalt. That's okay. Sellest ei ole midagi. But the main thing is that we support and we keep unity. Aga kõige tähtsam on see, et me toetame, et meil on ühtsus And we have one mind and one heart. We're going forward with the work of God. ja et meil oleks üks süda ja üks mõtteviis, et me läheme Jumala suhtes edasi. There's a great harvest coming to Estonia. Et Eestisse tuleb üks suur lõikus. Find your place. Et leia oma koht. Find your place and be faithful. Ja leia oma koht ja ole ustav. Because Jesus is coming and he's coming with your reward. Ja sest Jeesus tuleb tagasi sinu tasuga. Amen. 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 Halleluuja, see oli väga hea. Tõmban siis mõne punktiga kokku, mida me täna õppisime. Esiteks siis see, et mis me kuulsime, et Jumala sõna on terav. See teeb meile, lõikab lahti meie hinge ja meie vaimu, et me saaksime aru, kas me kuuleme Jumala häält või see on meie hingest või meie mõistusest. Teiseks, vaikne südame hääl on olulisem kui isegi võimsad ja vägevad profeteeringud, sest et see, mida me Jumala sõnast saame, oma vaimu saame, profeteering peab alati seda kinnitama. Muidu me võime joosta metsa. Ja kolmandaks siis see, et ärme paneme endale survet, laseme Jumalal ennast kasvatada, tunda ennast hästi Jumala osaduses ja õppida päev-päevalt, kuidas kuulda paremini tema häält. Amen. Nii et aitäh sulle, Kristiin, et sa tulid nii kaugelt. Ja see küsimus, et kas ma siia tagasi tulen või ma olen alati nõus. Kui Jumal paneb südame peale, siis ma tulen tagasi õigel ajal. Amen. Ja viimane asi, mis pastor Jurgisel oli ka südames, et me palvetame Kristiine eest. Et kõik, mis Jumal tahab teha. Nii et ma palume tõuseksime korraks püsti. Halleluja. Suur tänu. Tänan. Aitäh. See on sulle. Aitäh. Sirutame oma käed ja täname Jumalat ja õnnistame ka Kristiinid, eks ju. Kallis taevane isa, ma tõesti tänan sind sellest, et sa oled ustav ja ma väga tänan sind sellest, et sa oled hea. Sa oled alati hea. Me ei pruugi mõista, me ei pruugi näha, aru saada, aga me teame, seisame selle peal, et sina oled hea. Jumal, ma väga tänan sind, et sa oled hea Kristiine elus. Sa oled tõesti Jeesuse Kristuse verega ta üle katnud, saatnud leegionid, inglid talle appi, nii kaitstes kui varustades teda. Ja Jumal, ma praegu üheskoos, ühel meel õnnistame teda. Õnnistame selle teekonna, õnnistame tema missiooni, tema sõna, see, mis ta jagab. Õnnistame tema ande, ma palume, et need rikkalikult paljuneks. Jumal, ma palun, et sa saadaks talle õpilasi, kes õpiks tema juures ja et see and ei läheks luhte ja and ei läheks kaduma, vaid see paljuneks, sest sina oled paljunemise isa. Sina paljundad seda andi sinu riigi heaks. Ja issand Jeesus, ma tänan sind selle eest, et Kristiin on kasulik sinu riigile. Kasulik
kasulik ja sina oled talle kasulik. Jeesuse Kristuse nimel ole õnnistatud, ole hoitud, ole rõõmus, issanda, sest see on sinu tugevus. Issanda Jeesuse Kristuse nimel me õnnistame sind ja me väga täname sind sellest, et sa tulid siia. Aamen, halleluuja. Halleluuja. Et täna on veel ilus päev, minge välja, grillige, chillige, tehke midagi mõnusat ja aitäh kõigile, kes tulite, aitäh kogu tiimile, kõigile, kes teenisid ja homme hommikul on siin koosolek. Et tulge tagasi. Amen.